räägime natuke filmist. Esimene küsimus, millal võtted toimusid? Ja mis aasta meil on? 2023 või 2021 sügisel. September, tuul ja vihm ja lained ja Kopli laht oli see koht, kus see algas. Ja võtted ainult Eestis toimusid või kuskil mujal? Ja võtted on ainult Eestis. Tallinnas interjöörid valdavalt Linnahalli laval, üks ka Noblessneri ühes tühjas laohoones, laev Juku Kopli lahel. Rohkem polegi. See film on selles mõttes imelik, et see kõik on tekitatud kuskilt nullist ja neid kohti tegelikult ei ole olemas, kus me filmisime. Just rääkisite maketist. Räägime natuke sellest, et oli makett. Ei, no jah, ta on klassikaline nullist ehitatud film, et kuskil inimeste peades on olnud mingi ettekujutus mingist asjast ja siis on sellest loodud selline mudel väike ja seda mudelit on hakatud siis ellu viima. Kõigepealt paberi peal, siis maketina, mudelina ja siis pärast lõpuks on sellest mingid tükid üles ehitatud päriselt võttekohtades ja väga palju ka ei ole ehitatud võttekohtades, on loodud pärast hiljem arvutitega ja selline klassikaline ilus petukaup on see kõik. Aga millal tuli see idee? Ikka mitte 2 aastat tagasi, palju varem, jah? Jaa, see idee on, kas ma võib-olla eksin aasta, 12-13 aastat tagasi oli see aeg, kui Briti produtsent Ben leidis Taneli selle jutuga, et võiks sellest teha ühe filmi. Tanel oli just siis lõpetanud filmikooli Londonis, oli just saanud tudengi Oscari, oli selline Oscari nominatsiooni, oli selline lugupeetud noor filmitegija. Ja siis tuli üks Briti produtsent, Ben pakkus talle seda lugu. Tanelile pakuti väga palju lugusid sel ajal, ta ütles väga palju filme ära, tal ükski ei sobinud, ei meeldinud, seal oli päris suuri stuudiofilme, mis ta oleks võinud teha, ta ütles, et see kõik on crap, ta ei tee neid. Aga see oli siis see, mis talle kuidagi korda läks, ta leidis siin midagi sellist, et ta tahtis selle kaas tulla. Nii et sellest on möödas väga palju aega. Natuke, või mitte natuke, aga ikka ootamatu lõpp on. Räägige natuke sellest, kuidas oli esimene lõpp ja kuidas te seda muutsite? Ei no jaa, filmi tegemine on pikk protsess, aga nii kui ta ei kesta 12 aastat ja tihti peale asjad jõuavad muutuda sellel teel, aga see film oli, seda filmi tehti nii kaua, et see leikus päris nagu palju. Kuigi ma ei tea, mingis mõttes ta on ikkagi sama, 4 inimest keset ookeani ühel platvormil on tekka. Aga filmi lõpp oli täiesti teistsugusena mõeldud kunagi, et ta oli palju nagu, mingis mõttes palju omasem žanrifilmile, palju puhtam, seal oli klassikaline selline nagu stand-off, relvad, üks tegelane sai surma, kõik oli nagu mingis mõttes lihtsam, loogilisem, verd lendas, kõik oli teisiti. Tänapäeval seda enam nii ei ole, teistmoodi ja ajad on muutunud. Ma arvasime, et nii on parem. Kas see film ikka annab mingi loodust meie tulevikul? Jaa, no see on eks just nimelt selle pärast, et me ei tahtnud lõpetada seda täiesti mustal noodil, et meil olid selleks kõik võimalused olemas ja me otsisime väga pikalt seda, et kuidas ta natukene nagu jääks, vähemalt mingi võimalus peaks üles jääma. Ja lõpuks see praegune lõpp, ma usun, et siiski selle võimaluse jätab. Et tegelikult me ju päris lõpus näeme või kuidagi tunneme, et kuskil on ikkagi mingi maailm meil olemas. Ja viimane küsimus, et kas teile üldse meeldivad õudusfilmid? Ma olen õudusfilme tegelikult vaadanud siis, kui ma olin äärmiselt noor. Ma ei ole õudusfilmide klassikaline vaataja praegu, aga mulle õudselt meeldib nagu mõelda, et ühel päeval hakkan neid vaatama. Sest täiesti ilma naljata, et žanrifilmides on mingi eriline võlu, need on miskis mõttes puhtamad ja mõnusamad kui sellised nagu draamad. Need on mingi väga konkreetne eesmärk tihti peale. Ja ma väga loodan, et ma varsti sellele lainele jõuan.